Mina olen Mehis, olen RIK-i direktor ja minu ülesanne on tagada selle asutuse sujuv toimimine. Registrite infosüsteemide keskus on Eesti vanim tsentraalne IT-asutus. Meie ülesandeks on arendada ja hallata kõiki Justiitsministeeriumi haldusala infosüsteeme ja riistvara. See tähendab, et üheski kohtus, vanglas ega prokuratuuris ei ole oma IT-inimesi ega oma IT-eelarvet. Kõik vajalik on organiseeritud läbi RIK-i. Meie eesmärgiks on olla hinnatuim riiklike IT-teenuste arendaja ja haldaja ja seda mitte ainult Justiitsministeeriumi jaoks, vaid ka kõigi teiste meie teenuseid kasutama hakkavate ja juba kasutavate asutuste jaoks. Saavutame selle olles asjatundlikuks partneriks oma kliendile ja seda mitte ainult IT-valdkonnas, vaid ka kliendi töövaldkonnas. RIK-i saamislugu on olnud pikk. Selle aja jooksul oleme saanud palju nii häid kui halbu kogemusi. Tänaseks oleme kasvanud väga suureks asutuseks ning selleks, et edaspidi oleks häid kogemusi rohkem kui halbu kogemusi, oleme otsustanud oma head kogemused sõnastada. Me oleme paindlikud, me oleme asjatundlikud, me teeme koostööd ja me tagame turvalisuse. Mina olen Evar ja minu ülesandeks Registrite infosüsteemide keskuses on teha õiguskaitse valdkonnaga kokkupuutuvate asutuste elu õnnelikuks. Minu vastutusalaks Registrite infosüsteemide keskuses on prokuratuur, kohtud, vanglad, kohtuekspertiisi instituut ja nii edasi. Ja minu töö seisneb selles, et kuulata nende vajadusi ja viia nende vajadused ellu. Võrreldes teiste riigiasutustega on meie suurimaks eeliseks see, et olukordades, kus me oma töö käigus takerdume probleemidesse, suudame me sealt ka alati näha väljapääsu ning leida nendele probleemidele lahenduse. Paindlikkus tähendab minu jaoks seda, et ma ei seo ennast kunagi 100% mingi ühe eesmärgiga, vaid olen võimeline ennast igapäevaselt ringi lülitama, tegelemaks just nende kõige kriitilisemate asjadega, mis tollel päeval võivad kerkida. Tuleb nendest lähtuvalt ringi mängida ning asuda lahendama just selle päeva kõige suuremaid tulekahjusid. Mina olen Kaire. Mina olen kasutajatoe monitooringu talituse juhataja. Pakume Justiitsministeeriumi haldusasutustele IT-tuge nii telefoniteeninduse kui kohapealse teeninduse näol. Meie töös on üks põhiväärtus ja asjatundlikkus. Käia ajaga kaasas, tunda oma klienti, tema pöördumisi ning riistvara poolt. Ja me peame teadma, mida me teeme ning pakkuma kliendile alati parimat lahendust. Uute töötajate värbamisel ning töölevõtmisel me ei vaata mitte ainult spetsiifilisi oskuseid ja asjatundlikkust, vaid me pöörame tähelepanu ka empaatiavõimele ning tahtele teisi aidata. Olen Risto, olen endine hooldusspetsialist ja nüüdne töökohalduse talituse administraator. Oma igapäevatöös haldan kaugtööterminale, teostan pisisoetusi ning haldan riistvara baasi. Selle 2,5 aasta jooksul, mis ma RIK-is töötanud olen, on endast kõige põnevam mulje jätnud videokonverentside lahendus erinevate asutuste vahel ning elektroonilise järelevalve infosüsteem, kui selgitakse ennetähtaegselt vabastatud kinnipeetavate liikumist. Hindan oma kolleege kõrgelt. Meie seas on oma ala spetsialiste, kelle teadmiste ja kogemuste pagas on hindamatu väärtusega. Lisaks puutume palju kokku koostööpartneritega, nii virtuaalselt kui reaalselt. Nendeks on Eesti suurimad arvutustehnikate edasimüüjad ning hooldajad. Kohtumisel koostööpartneritega üritan jätta RIK-ist alati parima mulje, et nad saaksid kindlad olla, et nende koostöö toimub omale ekspertidega, keda saab usaldada. Koostöö asutuses toimub laitmatult. Kogu kollektiiv on ühise parima tulemuse nimel väljas ja panustavad nii nõu kui ka jõuga. Olgu probleem kui suur tahes, meie maja pealt juba naljalt sellist inimest ei leia, kes ei aitaks. Mina olen IT-administraator Tiit. Minu ülesanne RIK-is on tegeleda andmebaasidega. Muu hulgas tegelen ma kinnistusraamatu, notarite ja DNA registri andmebaasidega. IT-administraatorite tööülesanne on hoolitseda ka selle eest, et andmed oleks kaitstud tahtlike ja tahtmatute rikkumiste eest. Kõik andmed oleks nõuetekohaselt varundatud ja vajadusel kiiresti taastatavad. Infoturve on protsess, mis hakkab pihta nagu algusest ja käib nagu kogu süsteemi kaasa kuni lõpuni välja. Et siis, kui asi on alles paberil, et siis juba tuleb sellega tegeleda, mitte alles siis, kui see on püsti pandud.